Tere, armas teeline! On hea meel jälle alustada uut mõtisklust ja tänase mõtiskluse olen pealkirjastanud omanäoliselt ja selleks oleks inglite roll prohveti kuulutustes. Alustan tekstiga Jeesaja raamatu 6. peatükist salm 8. Ja ma kuulsin issanda häält küsivat: keda ma läkitan? Kes meilt läheks? Ja ma ütlesin: vaata, siin ma olen, läkita mind. Ma tahasin rääkida kõigepealt sarnasustest Jeesaja kutsumise ja Jeesuse avaliku teenistuse algusega. Aga kõigepealt Jeesajast. Siitsamast Jeesaja 6. peatükist saab lugeda järgnevat. Sel aastal, mil kuningas Ussia suri, ma nägin issandat istuvat suurel ja kõrgel aujärjel. Igaühel neist oli 6 tiiba. 2 ta kattis oma palet, 2 ta kattis oma jalgu ja 2 ta lendas. Ja need hüüdsid üksteisel ning ütlesid: püha, püha, püha on vägede Jehoova, kõik maailm on täis tema au. Sa panid tähele, seal tekstis oli kasutatud sõna seeraf. Heebrea keeles põlev olevus. Tegemist on taevase olevusega, kellel on 6 tiiba ja kes ümbritsevad Jumala trooni. Nemad hüüdsid: püha, püha, püha. Jeesaja oli võimalust näha, kes Jumal tegelikult on. Ta nägi tema majesteetlikkust ja pühadust, tema iseloomu täiuslikkust, tema väge ja suurust. Kõige selle taustal nägi Jeesaja ka iseennast. Ta nägi enese väärtusetust ja patusust. Ja ta ütleb, ja ma ütlesin: häda mulle, sest ma olen kadunud. Sellepärast, et ma olen roojane mees huultest ja elan roojaste huultega rahva keskel, sellepärast, et mu silmad on näinud kuningat, vägede Jehoovat. Jumalikus valguses mõistis Jeesaja, kuivõrd rikutud ta on. Ta ütles edasi: ei ole ühtki, kes hüüaks appi sinu nime, kes ennast õhutaks sinust kinni haarama, sest sina oled peitnud oma palge meie eest ja oled lasknud meid sulada meie süütegude käes. Jeesaja reaktsioon kõige selle juures oli meeleparandus ja pattude tunnistamine. Ta tunnistas: mina olen patune, mu huuled on seda. Ja sama lugu on ka minu rahvaga. Aga kuidas toimus Jeesaja puhastamine? Siis lendas mu juurde üks seeravitest ja tal oli käes elav süsi, mille ta pihtidega oli võtnud altarilt. Ja ta puudutas mu suud ning ütles: vaata, see puudutas sinu huuli ja su süü on lahkunud ning su patt lepitatud. Meeleparandus eelneb puhastamisele. Jutt on seega patu äratundmisest ja kahetsemisest. Ja siis sai Jeesaja puhtaks. Kuulake, kuidas psalmist ütleb 51. psalmis: anna mulle kuulda rõõmustust ja rõõmu, et ilutseksid mu luudkondid, mis sina oled puruks löönud. Puhasta mind. Tähendusega eemalda minust patt. Toona kasutati iisopit puhastusrituaalides. See kasteti verre ja sellega kanti veri ukse piitjalgadele. 1. Johannese kirjas 1. peatükis öeldakse: Jeesuse Kristuse, tema poja veri puhastab meid kõigest patust. Seeravid tõid Jeesajale puhastuse. Ja alles nüüd, kui see oli toimunud, läkitati Jeesaja välja. Ja ma kuulsin issanda häält küsivat: keda ma läkitan, kes meilt läheks? Ja ma ütlesin: vaata, siin ma olen, läkita mind. Väljasaatmise eeltingimuseks on puhastamine. Jeesajat ei saanud läkitada seni, kui seeravid teda ei puhastanud põlevate sütega. Ta ei saaks tõhusalt teenida ilma muutumiseta, ilma ümberkujundamiseta. Siin on mul Jeesaja kutsumisega seotud asjaolude sarnasused sellega, kui Jeesus alustas oma avalikku teenistust. Neid ei saa täielikult võrrelda, kuid sarnasused on olemas. Kõigepealt mõlemal puhul oli taevane ilmutus olemas. Jeesaja nägi nägemuses Jumala troonisaali. Jeesuse ristimisel taevas avanes ja oli kuulda Jumala häält,
see on mu armas poeg. Püha vaim laskus Jeesusele, tunnistab pühakiri. Missiooni ettevalmistusse oli kaasatud Jeesaja kutsumisel seeravid, põlevad olevused, kes teostasid tema puhastuse. Jeesuse teenistuse alustades ristija Johannes, kellest öeldakse, et ta oli lamp, mis paistis. Jeesus kõneles omaaegsetele juutidele, neile, kes vastandusid Jeesusele. Ta ütles, te läkitasite Johannese juurde ja tema andis tõele tunnistust, aga mina ei võta tunnistust inimestelt, vaid räägin seda, et teie saaksite õndsaks. Tema oli küünal, mis põles ja paistis, aga teie tahtsite natuke aega ilutseda tema valguses. Aga minul on suurem tunnistus kui Johannese oma, sest teod, mis isa minule on andnud, et ma need lõpetaksin, needsamad teod, mida ma teen, tunnistavad minust, et isa mind on läkitanud. Johannes oli patune, kes isegi vajas pääsemist, kuid tema teenistus osutas kellelegi, kes tõi armu ja pääsemise. Ühenduses Jeesusega on meil pühakirjast 4-kordne tunnistus. Esiteks, Johannese tunnistus. Tema tunnistas ju Jeesusest. Teiseks, tunnistus Jeesuse tegudest. 3, taevase isa tunnistus ja 4, pühakirja tunnistus Jeesusest. Ristja Johannes valmistas teed Jeesuse teenistuseks. Mattuse 3. peatükk teatab, neil päevil tuli ristja Johannes ja kuulutas Juudea kõrbes ning ütles, parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Tema on nimelt see, kellest prohvet Jeesaja on rääkinud, öeldes, hüüdja hääl on kõrbes, valmistage issanda teed, õgvendage tema teerajad. Jeesusel polnud vajadust puhastuse järele ning seda, nagu seda oli Jeesajal. Ristja Johannese missioon oli aga valmistada tee Jeesuse teenistuseks. Kust veel me leiame 2 keerupit ehk 2 inglit? Püüa end asetada Aadama ja Eeva kohale. Nemad olid valinud oma reaalsuseks pattu. Tulemuseks oli kõik muutus, absoluutselt kõik. Nad tundsid endid olevat alasti. Neil kadus õiguse kate. Selle asemel, et aina suuremat teadmist saada. Ainus, mida nad ennast ees nägid, oli pimedus ja seda ka Jumala loomingus. Tajudes Jumala juhatava kohalolu puudumist oma sõnades, muutusid nende vastastikused sõnad süüdistavaks ja kaitsvaks. Nad kohtusid Jumalaga. Neil oli kohtumine Jumalaga. Nii nagu meil kõigil on see võimalus. Nad teadsid, et Jumal kutsub neid, nagu me kõik teame. Nad põgenesid tema eest. Miks pärast? Nad annavad vastuse ise. Ma kuulsin su häält rohuaias ja kartsin, sest ma olen alasti ja ma peitsin end ära. Jumal ei paku lihtsaid sõnu. Nende patu iseloom saab täielikult ilmsiks valitud suuna kaudu, mis viib tegelikult surma. Inglid seisid kõrval ja vaatasid, kuidas ilmutatakse sümbol, mis jääb igaveseks südamesse. Ohverdatakse süütu loom, kuid see kuulutab Jumala armastust viisil, mida oleks võinud võimatu või isegi ette kujutada vaid mõni tund varem. Sama sõnum antakse, mille Jumal rääkis Taavetile prohvet Naatani kaudu, öeldes, sa ei sure. Nii nüüd nad võivad arvata, et kõik on läbi, kuid siis saadab Jumal nad aiast välja. Aeg, mis takistab, aga mis takistab neil aja möödudes aeda sisenemast? Ja 1. Moosese 3. peatükk teatab, ja ta ajas Aadama välja ja pani hommikupoole Eedeni rohuaeda keerubid ja tuleleegina sähviva mõõga, et need valvaksid elupuu teed. Nüüd, kus sina ööbüksid? Need keerubid pole lihtsalt mingid turvatöötajad. 2. Moose 25. peatükk teatab, seal ma siis ilmutan ennast sulle ja kõnelen sinuga lepituskaanele mõlemate keerupite vahel, mis on tunnistuslaeka peal kõigest, mida ma sind käsin Iisraeli lastele öelda. Niisiis Jumal määras uue paiga, kus ta kõneleb oma rahvaga.
ja sama raamatu 26. peatükist me loeme: ja tee eesriie purpursinisest, purpurpunasest ja helepunasest lõngast ning korrutatud linasest lõimest. ja kuulage, kuidas Hesekiel, Hiskija palvetas Jehova ees teise kuningate 19. peatükis: Jehova, Iisraeli Jumal, kes istud keerupite peal. sina üksi oled kõigi maa kuningriikide Jumal. sina oled teinud taevad ja maa. ja 99. psalmis öeldakse: Jehova istub keerupite peal. ja Paulus kirjutab noorele Timoteosele esimeses kirjas 6. peatükis, öeldes Jumalast, kellel üksi on surematus, kes elab ligipääsmatus valguses. mida see kõik piibli prohveti ennustuste jaoks tähendab? Rääkides inglitest, ütleb Heebra kiri 1. peatükk: eks nad kõik ole teenijad vaimud, läkitatud abistama neid, kes õndsuse pärivad. seega inglitel on teeniv roll. Nad ei ole lihtsalt sõdalased ja valvurid, vaid nad ongi need. inglid Eedeni aia väravas olid seal, et Aadamat ja Eevat teenida. Nad tõid endaga kaasa Kristuse iseloomu. Aadam ja Eeva kaotasid valguse rüü. Eedini aia väravas, keerupite keskel nägid nad, mida nad tegelikult kaotasid. Jumala põhitegevuseks ei ole sind ja mind millestki eemal hoida. Jumal hoolitses selle eest, et Aadam ja Eeva ei astuks enam aeda. Nii liikus Jumala kohalolu valgus Eedeni väravasse. mida see meie jaoks tänapäeval tähendab? Meile on saadetud inglid meiega olema ja meil on palvetamise privileeg, kus me saame sõna otseses mõttes Jumala juurde tulla. Jumal on andnud meile tee ligipääsu, Jumal on andnud meile tee ligipääsuks elupuule, aga mitte füüsilisele puule, vaid Kristuse toetavale õigusele. Õpetussõnad 11. peatükk ütleb: õigluse vili on elupuu, aga vägivald võtab hinged. Nii nagu puhta katte kaotamine muutis kõike, pakub Jumal sulle õiguse katte taastamist. Ja see muudab ju kõik. Neid, kelle juures Kristus elab, ümbritseb jumalik atmosfäär. Nende valged puhtuse rüüd lõhnavad issanda aia parfüümi järele. Nende näod peegeldavad tema valgust, valgustades teed komistavatele ja väsinud jalgadele. Jumal tahab, et tema kohalolek oleks sinuga selles patuses maailmas. Ta on saatnud oma inglid sind teenima. Vaadake mõningaid näiteid pühakirjast. Taanieli 12. peatükk 3. salm ütleb: siis paistavad mõistlikud nagu taevalaotuse hiilgus. Kes siis? Mõistlikud, ütleb pühakiri. Ja need, kes saadavad paljusid õiguse teele, otse kui tähed ikka ja igavesti. See on Jumala töö meis. Luuka 24. peatükk. Ja kui nad sellepärast kahe vahel olid, vaata, siis seisid kaks meest nende kõrval säravais riideis. Ja kui naised hakkasid kartma ja oma silmad maha lõid, ütlesid mehed neile: miks te elavat otsite surnute juurest? Niisiis inglid teenisid Jeesuse haua juures. Mattuse 17. peatükk. Ja ta muudeti nende ees ja tema pale paistis otse kui päike ja ta riided läksid valgeks otse kui valgus. 2. Moose 34. Ja kui Mooses astus alla Siinai mäelt ja Moosesel oli tulles käes 2 tunnistuslauda, siis Mooses ise ei teadnudki, et ta palge nahk hiilgas kõneluse tõttu Jehovaga. Kui Aaron ja kõik Iisraeli lapsed nägid Moosest, vaata, siis hiilgas tema palge nahk ja nad kartsid temale ligeneda. See on tulemus, kui sina suhtled oma loojaga. 1. Johannese 1. peatükk ja see kuulutus, mille me oleme kuulnud temalt ja kuulutame teile, et Jumal on valgus ja temas ei ole mingit pimedust. Ja loeksime ühe teksti ilmutamisraamatu 3. peatükist. Ometi on sul ka Sardeses mõned nimed, kes ei ole reostanud oma riideid ja nad peavad minuga käima valgeis riideis, sest nad on seda väärt. Kes võidab,
see riietatakse nõnda valgete riietega ja mina ei kustuta tema nime eluraamatust ja ma tahan tunnistada tema nime oma isa ees ja kõigi tema inglite ees. ma annan sulle nõu, osta minult kulda, mis tules on puhastatud, et sa võiksid rikkaks saada, ja valged riided, et sa nendega riietuksid ja et ei nähtaks sinu alastus häbi ja silmasalmi võida silmi, et sa näeksid. Aadama ja Eeva silmad avanesid ja nad mõistsid oma alasti olekut. Seda illustreerib see, et nad püüdsid end riietada või õigemini katta seda, mis kunagi oli kaetud olnud Jumala poolt. Nad tahtsid riietada seda, mis oli varem peidetud. Nüüd on see kate märgatavalt puudu. Jumal kinnitab selle jumaliku katte puudumist, andes neile nahkse katte, mis viitab päästmisele Jeesuse kaudu. Efesuse 5. peatükk seab need sõnad ritta niiviisi, sest te olite varemalt pimedus. Aga nüüd te olete valgus issandas. Käige nagu valguse lapsed. See on ähmane ootus tulevasele. Nüüd me näeme ju ähmaselt, kuna taevad on maast kõrgemal. Valgus on Jumala au ja Jumala tarkus. Keerupeid, kas siis elusolenditena või neist tehtud kuldsete sümbolitena, esineb kogu Vanas Testamendis. Sageli kirjutatakse, et nad seisavad otse Jumala trooni kõrval ja kiirgavad universumile tema au. Keerupid on ka tikitud kõige pühama paiga ees olevale eesriidele. Psalmide raamatus kujutatakse Jumala ülimat võimu loodu üle luuleliste sõnadega, nagu kannaksid keerupid Jumalat läbi õhu. Jumala korraldusel kaeti seaduselaegas kaanega, millel oli 2 kullast sepistatud keerupit, tiivad sirutatud ülespoole. Aga loeme mõningate teiste prohvetite tunnistusi, kõigepealt Hesekieli raamatu 1. peatükist. Ja ma vaatasin ja ennäe, põhja poolt tuli marutuul suure pilve ja lõõmava tulega ja pilve ümber oli kuma ja tule keskelt paistis otse kui hiilgav metall ja keset seda paistis midagi, mis koosnes 4 olevusest. Nende välimus oli niisugune. Nad olid inimese sarnased, aga igaühel oli neil nägu ja igaühel oli 4 tiiba. Nende jalad olid sirged ja nende labajalad olid nagu vasikasõrad ja nad hiilgasid nagu läikiv vask. Neil olid inimeste käed tiibade all 4 küljes ja neil 4 olid oma näod ja oma tiivad. Nende tiivad puudutasid üksteist. Liikudes nad ei pöördunud, igaüks läks otse edasi. Ja nende näod olid niisugused. Esiküljel inimese nägu, neliku paremal küljel lõvi nägu, neliku vasakul küljel härja nägu ja neliku tagaküljel kotka nägu. Niisugused olid nende näod ja nende tiivad olid laiali laotatud ülespoole. Igaühel oli 2 tiiva vastastikuseks puudutamiseks ja 2 tiiva katsid nende ihu. Nad liikusid igaüks otse edasi, kuhu vaim iganes tahtis minna, sinna nad läksid. Liikudes nad ei pöördunud ja olevuste vahel oli näha otse kui tuliseid süsi, mis põlesid tõrvikute sarnaselt, liikudes olevuste vahel sinna ja tänna. Ja tulel oli kuma ning tulest tuli välja välk. Ja olevused jooksid sinna tänna otse kui lööks välku. Ja nüüd prohvet Jeesaja tunnistus 6. peatükis. Ja sel aastal, kui kuningas Ussia suri, nägin ma issandat istuvat suurel ja kõrgel aujärjel ja tema 6 palistused ulatusid templi seinast seina. Temast kõrgemal seisid seeravid. Igaühel neist oli 6 tiiba. 2 ta kattis oma palet, 2 ta kattis oma jalgu ja 2 ta lendas. Ja need hüüdsid üksteisele ning ütlesid püha. Püha, püha on vägede issand. Kogu maailm on täis tema au. Ja uksepiidad vabisesid hüüdjast häälest ning koda täitus suitsuga ja ma ütlesin, häda mulle, sest ma olen kadunud. Sellepärast, et ma olen roojane mees huultelt ja elan roojaste huultega rahva keskel, sellepärast, et minu silmad on näinud kuningat, vägede issandat. Siis lendas mu juurde üks seeravitest ja tal oli käes elav süsi, mille ta oli pihtidega altarilt võtnud. Ilmutuse 4. peatükk teatab. Ja seda ma nägin ja vaata, taevas oli avatud uks
ning sama hääl, mida ma olin kuulnud enesega rääkivat otsegi pasun, ütles, tule siia üles ja ma näitan sulle, mis peab sündima pärast seda. Seda maid olin ma vaimus ning ennäe, taevas seisis troon ja keegi istus troonil. See istuja oli sarnane jaspise ja karneoolikiviga ja trooni ümber oli vikerkaar, mis sarnanes smaragdiga. Ja trooni ümber oli 24 trooni ning neil troonil istus 24 vanemat, valged rõivad üll ja peas kuldpärjad. Troonist tuli välja välke ja hääli ja kõuemürinaid ning 7 tulelampi oli põlemas trooni ees. Need olid Jumala 7 vaimu. Trooni ees oli nagu klaasmeri, mägikristalli sarnane. Trooni keskpaigas oli trooni ümber oli 4 olevust, täis silmi eest ja tagant. Esimene olevus oli lõvisarnane ning teine oli härjasarnane ning kolmandal olevusel olid palged nagu inimesel ning 4. olevus oli lendava kotka sarnane. Ning neil 4 olevusel oli igaühel 6 tiiba ümberringi ja seest silmi täis ning nad ei lakanud ööl ega päeval hüüdmast, püha, püha, püha on issand Jumal, kõige väeline, kes oli ja kes on ja kes tuleb. Ja iga kord, kui olevused andsid au ja austust ja tänu sellele, kes istub troonil ja elab igavesest ajast igavesti, langesid 24 vanemat troonil istuja ette ning kummardasid teda, kes elab igavesest ajast igavesti, ja heitsid oma pärjad trooni ette hüüdes, sina, meie issand ja Jumal, oled väärt võtma au ja austust ja väge, sest sina oled loonud kõik olev on sinu tahtmise läbi. Sa panid tähele, Hesekeli silme ette tuuakse Jumala vägi muljet avaldaval kujul. Niisugune vaatepilt paneb hämmastama, eriti kitsikust arvestades, milles Jumala rahvas tol hetkel elas. Valitud rahvas ei asunud tõotatud maal, vaid Babylonias vangipõlves. Kui Hesekeli vaatleb tema silme ette toodud pilti, vaatab ta kõrgemale, näeb kõige kohal Jumala trooni. Pööra tähelepanu olulistele sarnasustele teiste nägemustega troonist. Elavatel olevustel, keda Hesekel näeb, on samasugused näod nagu Johannese ilmutuse elavatel olevustel. Lõvi, kotkas, härg ja inimene. Hesekel ei nimeta 4 näoga salapäraseid olevusi oma esialgses kirjelduses. Hiljem, teises vaatepildis troonisaalist kutsutakse neid aga keerubiteks ning samuti leiame siit Jeesaja nägemuses seeravitega seotud põlevad söed. Nende näod on samasugused nagu Johannese nägemuses nimetatud olevustel. Iga kord, kui me näeme Jumala trooni, kas siis mudelina lepingulaeka kujul, mille juures Jumal kohtus Moosesega, või prohvetite hingetuks võtvates nägemustes, on keerubid alati kohal. Nad on väga lähedalt seotud Jumala trooniga. Kõik Jumala loodud olevused olid mõeldud peegeldama tema au, olgu siis jutt tema näo järgi tehtud inimsoost või inglite olevustest, kes seisavad oma postil kohe tema aulise trooni kõrval. Aga see ei ole saladus, et Jumal on alati oma rahva keskel. Oma teekonnal tõotatud maale järgisid iisraellased pilvesambas oleva Jumala juhtimist. Peatudes panid nad püsti kogudustelgi ning seejärel püstitasid suguharud oma telklaagri ümber selle, igasse külge 3 suguharu. Jumala kohalolu laskus kõige pühamasse paika ja asus elama oma rahva keskele. Sa märkad, et iga esiplaani suguharu nimetati lippkonnaks, ehk neil oli eripärane lipp, mis määratas, kes nad olid. Nii Iisraeli leeri kui ka uue Jeruusalemma kirjeldused rõhutavad ülitähtsat tõde. Jumal kavatseb koondada inimkonna oma trooni ligi. Ilmutuse raamat õpetab meile, et kõige väeline Jumal ja tal on selle tempel. Meie ei ela küll Iisraeli leeris, aga kuidas saame oma elus praegu Jumala ligi hoida? See oleks küsimus mõtiskluseks. Kõige selle taustal, millest just praegu räägime, on raske mõista, et Lutsifer oli kord kattev keerub, kõrgel kohal otse Jumala trooni kõrval. Kindlasti aitas tema olemasolu ilmutada universumile
Jumala au. Siis aga hakkas ta mõtlema omaenda, mitte looja aule. Või veel täpsemalt öeldes hakkas ta ette kujutama, et talle ei antud temale kuuluvat austust. Kuulake, kuidas prohvet Jeesaja 28. peatükis sellest räägib. Ja mulle tuli issanda sõna, ta ütles, inimese poeg, alusta nutulaulu Tüürose kuninga pärast ja ütle temale, nõnda ütleb issand Jumal, sa olid nagu eeskujulikkuse pitserimärk täis tarkust ja täiuslikult ilus. Sa olid Edenis, Jumala aias, sul oli katteks kõiksugu kalliskivid, rubiin, topaas, jaspis, krüsoliit, karneool, nefriit, safiir, türkiis ja smaragd. Su raamistused ja õnarused olid kullast tehtud, valmistatud sinu loomispäeval. Sa olid nagu keerub, hiilgav kaitsja ja ma panin sind pühale mäele, et sa olid otse kui jumalik olend, kes võis käia tuliste kivide keskel. Sa olid laitmatu oma teedel alates sinu loomispäevast, kuniks sinus leiti ülekohut. Sinu suure kaubitsemise tõttu täitus su sisemus vägivallaga ja sa tegid pattu. Sellepärast tõukasin ma su Jumalamäelt ja hävitasin su kaitsja keerub tuliste kivide keskelt. Su ilu tõttu läks su süda ülbeks, oma hiilguse pärast sa kaotasid tarkuse. Ma viskasin su maa peale, ma panin su kuningate ette, et nad saaksid sind vahtida. Ja prohvet Jeesaja räägib 14. peatükis samast olevusest, kuidas sa ometi oled alla langenud taevast. Helkjas koidutäht, koidiku poeg, tükkidena paisatud maha, rahvaste alistaja. Sina ütlesid oma südames, mina tõusen taevasse, kõrgemale kui Jumala tähed, tõstan ma oma aukirja ja istun kogunemismäele kaugel Põhjamaal. Ma lähen üles pilvede kõrgustikule. Ma teen ennast kõige kõrgema sarnaseks. Kui sa märkad, et Lutsifer kõrvaldati pühalt mäelt, lunastatud aga seisavad koos Jumala tallega Sioni mäel. Lutsifer öeldi olevat Edenis. Niisamuti inimsugu oli kord seal, aga erinevalt saatana saatusest antakse inimestele Kristuse kaudu paradiis tagasi. Lunastatud on seal, taevas, üksnes evangeeliumi tõttu. Tõtta öelda näeme nii ilmutuse 4. kuni 5. peatükis troonisaalis kujukalt 5 evangeeliumi ja lunastuse teemat. Näiteks hüüavad inglid, sina oled väärt võtma raamatu ning avama selle pitserit, sest sina olid tapetud ning sina oled ostnud Jumalale oma verega inimesi kõigist suguharudest ja keeltest ja rahvastest ja pagana hõimudest. Milline pilt evangeeliumist, Jeesuse surmast inimeste lunastamiseks? Sa ehk märkad sedagi, et siinses sõnastuses kumab läbi esimese ingli sõnum. See on kutse meile jutlustada igavest evangeeliumi neile, kes elavad ilmamaal, kõigile pagana hõimudele ja suguharudele ja keeltele ja rahvastele. Väga võimas kirjeldus Kristuse täiuslikust teost maailma heaks. Ilmamaal kogu ajaloos ei ole inimest, kellest Kristus ei oleks surnud. Mis meil inimestel on vajalik, on vaid teda tunda ja langetada otsus teda vastu võtta. Milline oleks sinu roll kõiges selles, kui sa nüüd tead, mida Jumal on sinu jaoks teinud? Jätan selle küsimuse sulle mõtisklemiseks ja peatse kohtumiseni. Kaunist päeva sulle!